ese estilo retro, estás interesante como el acero, tú eres siempre tan brillante. Si me serás, intercambiamos miradas. Esta noche, baby, si se notió, otra vez contigo, qué bendición. La noche se puso perfecta pa' un par de locuras. Contigo las pelis son chismes, pero no nos duran. El vibe que tenemos en la alcoba, bebé, la cura. Porque esta noche somos más que amigos. Bailemos suave, que pa' disfrutarlo es la clave. Yeah, bailemos suave, baby, que la clave. Baby, que esto se puso intenso. Sácalo salvaje, como te quiero, y así bien elegante. Es que tengo un party en la casa mía y solo te quiero a ti. Tšau, meil on täna siin teisipäev ja mina tatsan, lähen Aivi juurde, et külmud korda teha ja ripsmed, aga eile ma rääkisin Siimuga ja noh, eile kui ma üles ärkasin, mul oli nagu nii hea tunne. Ühesõnaga, eile kui ma ärkasin, mul oli täiega hea tuju, minu uneskoor oli 99. Ma ei ole sellist numbrit varem näinud ja ma olin väga hea olla ja tundsin ennast õhemana. Ma olin jumala kindel, et kaal on langenud. Astun kaalu peale, ikka näitas seal kas 62,4 vist oli. Nagu ei tule alla 62 lihtsalt. Okei. Ja siis läks mul tuju halvaks. Aga tegelikult nagu päeva peal läks paremaks tagasi, et ma tunnen, et energiat on rohkem, et päevade ralli on möödas ja nüüd algab see 2 nädalat, kus on pigem hea olla enne järgmist 2 nädalat siis. Aga igal juhul ma rääkisin eile Siimuga ja pakkusin talle välja, et paneks natuke hullu. Et teeks nagu lisaks kardielas, võtaks eesmärgiks 20 000 sammu päevas. Et kuna mul on varsti tulemas koju ka kõnniliit, mille ma tellisin, aga siin pani veel pool tundi trepikardid ka mulle otsa, et saab olema väga väljakutsuv. Aga ma ei tea, ma praegu nagu tunnen, et raske paneb mind rohkem pingutama, ehk siis mul on pigem nagu see elevus ja selline tunne, et ma tahan endale tõestada, et ma saan kõik tehtud, mis vaja ja vorm hakkab liikuma, kaal hakkab liikuma ja lõppkokkuvõttes on kõik hästi. Tegelikult pidi mul juba eile kaarautast liitkullariga kohale tulema, aga ei tulnud pakki ja helistasin neile 2 korda, et uurida, et kus see pakk on. Nad ei osanud mulle öelda, aga siis ma vaatasin, et mulle tuli kiri, et pakk on kullarile üle antud. Ma loodan, et täna-homme tuleb see kohale, sellepärast, et homme ma lähen Tartust eemale, lähen Kosele ja olen seal mingi nädal aega, et 25 tulen tagasi. No loodame, et jõuab, sest toas ma kujutan ette, et on väga okei nüüd sammud nagu täis teha. Väljas ma ei kavatse nii palju kõndida, külman. Aga okei, ma lähen nüüd lipan. Nii, täna on vastlapäev, aga mina premeerin ennast siis siin pistaatsiajäätisega. Siin on siis 400 grammi piima, pistaatsiapähkli või 10 grammi, toorjuustu 10 grammi, sidrunimahla ja valgupulber, valge šokolaadi maitseline ja see on täiega hea, nagu mega hea ja naudin.
kell on 4:39. Mul on 5812 sammu tehtud. Ja ma pean täna tegema 20 000 sammu. Ja ma söön, siis ma lähen spordihalli, ma annan ringtrenni ja ilmselt ma jään sinna samme koguma, sest ma ei viitsi väljas kõndida, väljas on libe ja nagu siuke suss käib all ringi. Et selline ebamugav on kõndida. Et ma ei tea, millal ma selle kogu tänased tegevused valmis saan, aga eks näis. Tuleb ära teha. Aga ja ma käisin siis täna ka Airi juures hommikul, et lasin ripsmed ära värvida, kulmud ära värvida, korrigeerida ja kätele siis tegin ka suhkruteppi. Ja siis oli mul täna pediküür, eks ole, kliendid, et ma oma trenni täna ei tee, homme teen, et täna on rohkem siuke kardio ja sammud. Et praegu mul meiki näos ei ole, aga mulle meeldib, kuidas nagu see kulmud annavad kohe nagu sellele ilmele juurde ja samamoodi nagu kui ripsmed on värvitud, et ja nii mugav on, et ei viitsi väga meikida, et isegi ripsmed usse ei viitsi panna, et nüüd saab mõnda aega nagu ilma. No hei, täna on meil, vaata mis päev täna on, neljapäev. Eile õhtul ma jõudsin siis Kosale ja plaanin siin olla siis kuni järgmise nädala teisipäevani, et teisipäeval lähen koju. Aga jah, et praegu siin kõnningi trenni. Hommikul ma tegin poseerimist. Nii halb oli teha kuidagi tühja lihasega külmalt, kuigi ma võimlesin ka ette, aga kuidagi tundsin, et lihas on tühi. Ja täna hommikul oli ka tegelikult uus madalkaal, et lõpuks tuli kaal alla 62. Ehk siis nii, mul vahepeal oli üks kõne, ma võtsin selle vastu, sest ma juba aimasin, et see on kuller. Tegelikult pidi kuller eile tulema, et ootan seda kõnnilinti. Ütlesin siis neile, et teisipäeval tulen tagasi ja loodetavasti saan siis oma kõnnitundi lõpuks kätte, et siis koguda samme, kuna mul on nüüd eesmärk iga päev 20 000 sammu teha. Ma olen siin 2 päeva järjest 3 seda teinud ja ausalt öelda nagu keha ei ole veel harjunud, jalad ei ole veel harjunud sellega, et eile ma tegin veel ka ju kardiot ning jalapäeva. Aga igal juhul kaalust rääkides siis, et ma küsisin Siimu käest, et mis ta arvab, et kas peaks oma kaalu kaasa võtma, et see nädal aega ikkagi kaaluda ka. Ja võtsin siis kaasa, tema arvas, et võiks, kui võimalik. Ja täna näitas siis ka 61,8. Et lõpuks vast hakkab see kaal nüüd allapoole jälle liikuma. Et aktiivsus sai ju kõvasti kohe juurde pandud. Eks näis, mis mu jalad selle peale ütlevad. Aga praegu ma kõnningi trenni, lähen teen oma ülakeha trenni ära. Siis teen ilmselt tund aega lindil kõndi, täna ma kardiot ei tee. Et kardio on nagu selles mõttes eraldi, et ma pean kardio ajal ikkagi pulssi jälgima, et see 120-ni tuleks ikka ära. Ja kardiot on mul siis 4 tundi ja soovitatavalt siis trepil, siin treppi pole, et ma teen ellipsil, et seal ma tegelikult saan ka kaalu okeilt üles, aga täna ma seda ei tee. Täna ma kõnnin lindil ja loen raamatut. Täitsa mugav on isegi raamatut lugeda. Ja eile, kui ma kõndisin tund aega natuke peale, mega kiirelt läks aeg, et kui lugeda samal ajal raamatut. Ja klappides oli mul selline nagu Spotify'st otsisingi, et lugemise muusika, et täitsa mõnus. Aga lihtsalt ongi, et midagi hullu pole, aga see võtab väga palju aega ja ma pean lihtsalt aega rohkem hakkama planeerima, et jõuaks sammud tehtud. Aga kui mul kodus see lint, siis on see ju lihtne, et ei pea kuhugile ekstra minema ja väljas ma nii palju kõndida ei taha. Mingid tiirud kindlasti teen väljas ka. Täna on mega ilus ilm, et vaikselt sajab lund, hästi lumine, talvine ja pole ka väga külm. Aga jah, okei, ma lähen igal juhul teen kardio ära.
või trenni ja kõndimise. Reboot, I'm cold red, my service automated, like data running through my veins. Got you distracted, subconscious overloaded. Careful, don't pull the cord on me. No time to stay around. Keep walking till you get out of my face. Regrets, restricted access. I'm just a flight to get up here. We love discharging. I call always my
vaatasin kogun samme. Ma käisin Marise juures, vaatasime poseerimise üle, vaatasime vormi üle, sain Mariselt ka tagasisidet, et Maris arvas, et -3 kilo umbes oleks veel minna. Ma kaalusin 61,5 täna hommikul ja varasemalt on mul võistluskaal olnud, lavakaal olnud, no see tipp eelmine kord Tokyos oli 56,7 või 6 või midagi sellist. Et Eesti katel oli kindlasti natukene kõrgem, minu teada, kui ma õigesti mäletan. Aga jah, sai poseerimine tehtud, tulin saali, pool tundi kardiot, siis ma tegin oma selle nädala viimase trenni ära ja nüüd kogun samme, 20 000 sammu. Et ma arvatavasti peab minema veel välja ka kõndima, et ma ei jaksa nii palju järjest teha, praegu juba tunnen, et tahaks juba süüa. Aga jah, homme ma arvan, et sõin samme ja tegelikult mul peaks homme olema tund aega kardiot veel, aga ma lähen vist selle asemel Marise ringtrenni, et teen midagi põnevat, midagi teistsugust ja näitan võib-olla teile ka. Jah, ma nüüd vist võtan raamatu kätte, tegin mõned story'd ja aga raamatut lugedes läheb aeg mega ruttu lindil ja nüüd, kui ma koju tagasi lähen, siis peaks mulle kullar tulema ja ma peaks saama kätte enda kõnnlindi ja siis ma saan päeva peale rohkem ära hoiutada need sammud, et saan kodus jupi kaupa nagu teha natukene hommikul, natuke õhtul, ei pea kuhugile ekstra saali minema, sest väljas ma tunnen, et seda 20 000 sammu on küll nagu nõme koguda, sest et teed ei ole kõige paremad. Estás interesante como el acero, tú eres siempre tan brillante. Si me serás, intercambiamos miradas. Esta noche, baby, si se notió, otra vez contigo, qué bendición. La noche se puso perfecta pa' un par de locuras. Contigo las pelis son chismes, pero no nos duran. El vibe que tenemos en la alcoba, bebé, la cura. Que esta noche somos más que amigos. Bailemos suave, que pa' disfrutarlo es la clave. Yeah. Bailemos suave, baby, que es la clave. Baby, que esto se puso intenso. Sácalo salvaje, como te quiero, y así bien elegante. Es que tengo un party en la casa mía y solo te quiero a ti, con tu mejor lencería. La noche se puso perfecta pa' un par de locuras. Contigo las pelis son chismes, pero no nos duran. Ongi jälle nädal läbi saamas, on pühapäev ja mis ma siis olen teinud, et kutsu. Hommikul ma sain Niinaga kokku, me käisime poseerimas, et eile kui Marisega käisime tiiru poseerimas samas saalis, et Maris vaatas korraks mu vormi üle, andis natukene nõu. Siis täna sai Niinaga poseerimas käitud, et Niina võistleb siis wellnessis ja tunnika poseerisime, et mega lõbus oli või nagu koos on ikkagi palju parem poseerida, pingutad kuidagi rohkem ja ma tundsin pärast oli selg ikka nii valus, aga no täna oli muidugi uus madal kaal, ma olen jälle kaal mingi mega languse teinud, et ma juba nagu mõtlen, et millal ta jälle tagasi üles läheb, sest et ta on lihtsalt mul nagu Ameerika mäed kõikunud. Aga täna oli kaal 60,5. Mul oli veel 4 päeva tagasi 63,5. Ma ei tea, keha mängib selle vedeliku tasakaaluga ja ega selle madala kaaluga on ka enesetunne, et ei ole üldse hea olla, kuidagi nagu pea käib ringi ja nagu tuigun. Et ma siin puhkasin natuke, nüüd ma lähen
kõnnin Kosa spordimajja, seal ma teen nii kaua kõnnin lindil, kogun samme. Nüüd kellel sai aku tühjaks, aga ma umbes tean, kui palju ma pean tegema, et 20 000 sammu täis saada. Et koos päevase pingimisega ka on ju. Ja siis tegelikult peaks täna mul olema tund aega kardiot, aga ma lähen hoopis Marise ringtrenni ja loen selle endale kardi alla, et seal väga suuri raskuseid liigutama ei pea ilmselt, et pigem on siuke pulss üles trenn, ma arvan, eks näis, ma pole tema trennis käinud, et mõtlesin, et vahelduseks oleks nagu päris hea ja siis ma kõnnin tagasi, nii et jälle ühe korraga nagu hästi palju aktiivsust, aga peame vastu. Ühesõnaga, ma praegu lõpetan ja ilmselt näitan ka, mis me ringtrennis teeme. No tere! Mis me teeme täna? Jaa, Kerli on külalisena meil täna ringtrennis siin Kosel. Jaa. Hello! Ma tegin tund aega kõndisin lindi peale, siis nüüd ma loodan, et see väga ära ei tapa. Täna vist hullult palju jalga ei ole, aga ära tapan. Ära tapad? Okei, no vaatame, kas ma jään ellu. Tšau! Kõigepealt poseerimine, siis kardio ja ringtrenn ka veel otsa. Meil siin sportlastel loomulikult ikkagi 15 hantlid. Ega siin nälja ei ole. Nii ajame selle pulsi siis ka ikkagi ülesse. Sul on seda vaja. Nii, Kerli teeb siis kokku 6 ringi, igas ringis 6 harjutust, nii et päris korralik. Nüüd on teine ring minemas. Nii, soendustress on seljast läinud, teine ring. Nii, 6. ring. Viimane. Kihas mõnusalt kumbatud. See on peagi põleb. Järgmine. See on üks raskematest. Siis tuleb veel üks. Kõige raskem on need sangpommid seal on ju? Hüppab. Ma ei tee väga. Läks. Nii ja viimast korda pulss korralikult ülesse. Jaksad. No, mis tunne on? Päris läbi olen. Järjest teha selle kordilt ja kõike on mõlitsam. Nüüd saab koju kõndida. Ma olen kusjuures endid ringtrennis kogu aeg rääkinud, et te olete väga tullid sellepärast, et ma ei jaksaks seda teha kaasa. See on nii palju teistmoodi kui nagu jõutrenn, vaata. Nõus. Aga jah, tehtud.